sest nagu sina arvasid, et sina oled ainuke inimene, kellel on rahaga need teemad, siis samamoodi arvasin mina. Et no kuidas saab niimoodi olla, et noh, kõigil teistel tundub ju üli hästi olevat, miks minul nii sitasti on siis, mis minuga valesti on siis. Ja lõppkokkuvõttes nüüd siin 2024 aasta, kui ma siis mentoriga töötasin ja ma jagasin seda kogemust, siis ma sain aru, et samamoodi, et ma panengi tegelikult ise endale hinnaguid, et sellega midagi valesti, et see küllus minuni seda viisi tuleb, et see tuleb läbi kellegi teise kaudu. Ma sain kogeda igast mingi ägedaid, nagu olen kogenud ägedaid reise niimoodi, et ma isegi ei maksa selle eest. Ja sisimas ma soovisin seda jagada, aga ma ei suutnud seda jagada, sest ma mõtlesin, et sellega midagi valesti. No, häbi, jah. See on otseses mõttes, nagu, kuidas ma saan jagada midagi, mis on mulle tasuta tulnud. Et see on kuidagi moodi sitem selles, kui ma ise oleks selle raha loonud ja nii. Aga seda mõtleb sinu ego meel. Et noh, see on see gorilla, kes endale rinna peale taab, et mina pean kõik nagu saama ja looma. Aga mida ma olen sellest õppinud on see, et meil ei ole siin elus tegelikult kontrolli. Mida rohkem me kontrollist lahti laseme, seda rohkem me tegelikult alistume sellele eluvoolule, mille me oleme juba niikuinii valinud ja need teatud õppetunnid ja mida rohkem me alistume, siis ja sa ütlesid hea sõna, et ma saan alati või ma saan selle, mida ma tahan, sa ei saa seda, mida sa tahad, sa saad seda, mida sul on vaja tegelikult